autominutid toob teieni Alexela. Auto pesemist saab võrrelda meeste juuksuriskäiguga. Kui tukk hakkab silma peale kasvama, minnakse juuksurisse ja aetakse asi korda. Seevastu auto pesemine talviste heitlike ilmastikuoludega on hädavajalik, sest väga määrdunud masin võib hakata kahju tegema nii auto värvile kui ka metallosakestele. Kui tihti peab talvel autot pesema? Tegelikult nii tihti kui võimalik, sest talvine pesu on oluline just auto välimuse säilitamiseks. Soolatud tänavad katavad sõiduki kiirelt mustuse kihiga, mis kleepub halastamatult värvi külge. Kui seda mõistliku aja jooksul ei eemalda, võivad tekkida püsivad värvikahjustused. Enne pesulasse sisenemist tuleks veenduda, et teie auto on talveks korrektselt ette valmistatud. Selleks läheb vaja 2 pudelit. Esimene neist on silikon. Seda tuleks kanda uste ja tagaluugi tihenditele, välistamaks olukorda, et miinuskraadidega autot pestes teie uksed kinni jäätuvad. Teine on vana hea lukusula. Uuemate autode omanikel ilmselt ei ole sellega midagi teha, sest et autode avamiseks ei ole võtit tarvis, aga kui sõidate vanema mudeliga, siis hoidke see pudel enda lähedal, sest vastasel korral pääsete autosse alles kevade saabudes. Enne pesulasse sõitmist eemalda autolt ebastandardne lisavarustus nagu suusaboks, rattaraam, antenn või muu lisa, mis võib pesu käigus viga saada. Esimest korda automaat pesulasse sõitmine võib tekitada kerget segadust, kuid tegelikult on kogu protsess äärmiselt lihtne. Paljudes pesulates on nähtaval kohal selged juhised või töötaja, kes aitab auto paika sättida. Kui auto on sõidetud õigesse kohta, tuleb mootor välja lülitada, hoida rool otse ja panna käigukang asendisse neutraal. Välja tuleks lülitada ka vihmasensorid. Enamus tänapäeva automaatpesulates pakuvad professionaalset teenust, mille käigus saab puhtaks ka kõige määrdanum auto. Peamiselt kasutatakse professionaalseid pesuaineid, pesuharjasid ja ioniseeritud vett, mis ei jäta kuivamisel autole jälge. Iga pesu lõpus toimub automaatkuivatus, mis eemaldab autolt suurema vee. Kui olete autot pesema tulnud miinuskraadidega, siis soovitan pärast pesu lõppu minna kuhugi kaubanduskeskuse siseparklasse, kus teie auto saab täielikult kuivada. Tasub veel seda mainida, et Tallinnas Peterburi maanteel asub Eesti kõige kiirem pesula. Korraga mahub see sisse 3 autot ja tunnis on võimalik pesta 60 masinat. Kui sul pole võimalik iga nädal mustust põhjalikult maha pesta, siis käi masin kergelt survepesuriga üle. See aitab suuremaid kahjustusi ära hoida. Pesega auto põhja, sest soolad kogunevad sinna eriti hoogsalt. Tuhmunud auto värvikihti on võimalik mõnesaja euro suuruse poleerimisega taas säravaks ja läikivaks saada, kuid soodsam ja tihtilugu mõistlikum on auto regulaarne pesemine. Täiesti eraldi teema on aga auto pesemine kodustes tingimustes. Sellest räägime mõnes järgmises episoodis. Kohtumiseni järgmisel nädalal! Autominutid toob teieni Alexela.